Tšau, Liisu siin. Täna on meil plaanis minna Jaapani-Eesti sõprusühingu jõulupeole ja nii kaua, kui ma end selleks jõulupeoks valmis sätin, mõtlesin, et räägiks teile natukene, mis see üldse selline on ja mis eelnevatel aastatel toimunud on. Siis pärast lähme koos vaatama, mis seal head süüa, juua saab. Eesti-Jaapani sõprusühing, Jaapani-Eesti sõprusühing on juba päris kaua tegutsenud, juba mitukümmend aastat. Jodi tuli tere ütlema. Tšau. Nii, Jaapani-Eesti sõprusühingus on siis põhiliselt jaapanlased, nendel toimuvad kuskil umbes kord kuus kultuuriseminarid, kus nad räägivad Eesti kohta või nad sageli kutsuvad kellegi rääkima. Ja teemadeks on siis näiteks laulupidu, Eesti ajalugu, majandus, mis iganes. Ja neil on ka lisaks üritused taasiseseisvuspäeval mõnikord ja siis on alati jõulupidu ka nendel. Ja kuidas mina nendega tuttavaks sain, oli see, et enne Jaapanisse kolimist käisin ma 2 korda Jaapanis reisil. Ja teine kord, kui ma reisile tulin, siis oli niimoodi, et ma osalesin kõnevõistlusel ja võitsin niimoodi piletid. Ja läbi selle kõnevõistluse siis pöördus minu poole üks saatkonna töötaja, kes pakkus, et ta tutvustab mulle sõprusseltsi liikmeid. Ja tänu sellele siis, kui ma teist korda elus Jaapanisse reisile tulin, 6 aega ringi reisisin, siis umbes pool sellest ajast sõprusselts ise pakkus, et on mitmed Jaapani pered, kes saavad mind enda juurde võtta selleks ajaks, et ööbin erinevate Jaapani perede juures ja saan nii-öelda lähemalt Jaapani kultuuriga kokku puutuda. Ja see oli väga tore, kuna mul nagu tekkis niimoodi oma see kommuun, kogukond Jaapanis, eks ole. Mul olid nii-öelda oma Jaapani emad, vist kuskil 5 pere äkki, 5-6. Ja siis oli nii, et kui ma Jaapanisse reaalselt kolisin mõned aastad hiljem, siis ka need pered väga palju toetasid mind, aitasid mind kõigega. Ja siis hakkasin ma ka lõpuks käima rohkem Jaapani-Eesti sõprusseltsi üritustel. Ja nendel üritustel üldjuhul, nii palju kui mina näinud olen, on eestlasi väga vähe. Et lisaks minule on enamasti üks vanem naisterahvast seal. Ja seega natuke kahju, et nagu võiks rohkem eestlasi seal ka käia, aga on aru saadav, et et Jaapani eestlastel on kõigil nagu ka oma elu, on töö ja kõik töö, lapsed, mis iganes, eks ole, et ei jõua lihtsalt igale poole. Ja siis mõned aastad tagasi, 2019 näiteks, oli meil selline jõulupidu, et me kõik koos tegime süüa. Me tegime verivorste, tegime seda hapukapsast. Oli muidugi moos ja suhkur ka kõik olemas, eks ole. Tegime vist rosoljet, kui ma ei eksi, kirju koera. Ja siis nagu mina ja see veel üks Eesti naine, eks ole, et temaga koos nagu juhendasime, et kuidas siis peaks süüa tegema ja hästi tore on alati. Ja siis me vist alati laulame ka Eesti jõululaule, siis mingi hetk on tulnud eelnevatel üritustel saatkonnatöötajad ka kohale, enda poolt siis nagu tervitanud kogukonda. Ja siuke tore üritusi iga aasta. No mitte iga aasta, koroona ajal seda ei toimunud ja vahepeal toimus üldse online. Aga jah, tore seltskond on. Aga sõprusühingus on selline väike probleem, et seal juba, nagu ma ennegi mainisin, on enamus inimesed juba pigem natukene vanemad. Palju neid, kes on juba kuskil 70-80 aastased, et siis nagu tuleb vaikselt see uus generatsioon peale. Ja seega on siis ka sel aastal jõulupeo korraldaja teine. Kui meil eelnevatel aastatel, eelnevatel üritustel on nii olnud, et ise teeme süüa, siis sel aastal me lähme restorani ja seal on Rootsi laud. Ja seal peaks olema niimoodi, et ürituses oli kirjas, et see on Eesti jõulupidu,
aga kui nagu täpsemalt vaadata, siis seal ei olnud nagu kirjas, et Eesti toidud tulevad ja nii nagu ma olen aru saanud, tulevad seal pigem Põhjamaa toidud ja siis on Rootsi laua stiilis. Aga jah, vaatame, mis seal tuleb ja loodame, et verivurstid ja hapukapsas on olemas ja et tuleks tore õhtu. Ja sageli küsitakse minu käest, et kas ma Jaapanis Eesti kogukonnaga ka suhtlen, kas mul on siin eestlastest sõpru. Ja reaalsus on, et tegelikult mitte nii väga. Et ma arvan, et üks põhjuseid ongi see, et esiteks kui ma nagu kolisin Jaapanisse, siis mul juba nagu oli see jaapanlaste kogukond endal olemas ja mul ei olnud nagu otseselt seda, et ma nüüd tunnen ennast üksi ja et ma nüüd tahan nagu sõpru otsida. Ja nagu ma alati olen arvamusel olnud, et lihtsalt kuna inimesed samast riigist on, see ei tähenda, et nad kohe nagu parimateks sõpradeks saavad, eks ole, mul nagu ei ole absoluutselt midagi selle Eesti kogukonna vastu. Aga lihtsalt nagu, ma ei tea, ma ei ole nagu nii hea suhtleja ka, eks ole. Et noh, nendel on Facebooki grupp ja toimuvad üritused ja ma ikka jälgin, mis seal toimub. Aga ma üldjuhul ei lähe, sellepärast, et noh, ma ei oska inimestega just väga hästi suhelda. Ma olen just natuke tagasihoidlik pigem. Ja aga näiteks iga aasta on maailma koristuspäev ja seal on alati palju eestlasi kohal. Et siis me ikka hästi natukene räägime. Aga jah, muidu eestlastel vist toimub ka jõulupidu, toimub jaanipäev, sellised üritused ja siis on võimalik ka nagu kohalike Eesti lastega kohtuda, nii et ma arvan, et kui inimestel on näiteks lapsed ja nad elavad Jaapanis, siis selle kogukonnaga liitumine on kindlasti väga hea variant. Aga jah, ma ise nagu väga seda nagu ma ei ütleks, et ei tunne vajadust, aga ma nagu ei ole väga aktiivselt nagu tegelenud sellega, et Eesti sõpru otsida, sest ma enne elasin 8 aastat Berliinis ja kui ma Berliinis elasin, siis nagu ma käisin ka paar korda eestlaste üritustel, aga kuidagi ei jäänud nagu edasi suhtlema ja seal nagu olid ka kõik pigem siuksed tagasihoidlikud, väga ei räägi võõrastega, räägivad pigem ainult tuttavatega, nagu mina. Aga jah, mida ma teen, on see, et näiteks Instagramis, kui on mõned inimesed, kellega ma nagu rohkem suhtlen, kuna mulle ikka aeg-ajalt nagu tulevad kirjad postkasti ja siis ma nagu suhtlen ja siis on hästi tore ja siis lõpuks tuleks see saatuslik kiri, et tšau, kuule, ma tulen Jaapanisse reisile. Siis ma olen küll nagu, et okei, et miks mitte, saame kokku, kui ma olen halb suhtleja. Aga jah, aga need kohtumist on alati nii toredad olnud, et näed Jaapanit jälle läbi selle värske perspektiivi, et mina olen siin juba mingi 5-6 aastat olnud ja nagu ma ei näe paljud asju uuena. Et ma olen juba nii paljude asjadega harjunud, aga niimoodi rääkides kuuled sa nagu eestlaste arvamust, nagu mis nende jaoks tundub uus ja huvitav, aga samas ka arusaamatu ja siis saab nagu nendel teemadel vestelda ja see on minu jaoks nagu alati väga põnev. Aga jah, ma siis teen siin edasi juukseid ja siis lähme koos jõulupeole. Nii, juuksed ja nägu on jõulupeoks valmis ja lähme peole. I will not keep you waiting long, using the knowledge of my... なんか歌うって言われてそうです。ああ、確かに。なんだっけ。買われるスーパーとかで売ってる蜂蜜とは違いまして、生蜂蜜と。まっすぐよ。Thank you, thank you. うまい。ほんまに。日々美しくの情報を皆様にお伝えしています。
点ではすごい。 tegelikult oli midagi, mis vist on kartul, ma ei ole kindel ja seal peaks olema 自分で渡してどれくらい大丈夫 lihapallid, lihakastmes, ma ei ole kindel, mis siin toimub. Need on mingid donutsid, milles on sees kodujuust. Ja siin on vist kartulipüre ja niimoodi me sööme siin. うまいよ。めっちゃうまい。うまいよ。 Hakkame nüüd kõik kuulma jõululaule. Laulame kuusepuud. Kuusepuu, kui haljad on su oksa. Ei mitte üksi suisena, vaid talvel ka siin külmal maa. Oh jõulupuu, siin igaüks saab rõõmu. Oleme tagasi jõulupealt. Peale pidu läksime mu sõpradega natukene veel edasi sööma, natukene edasi jooma. Selline oli siis jõulupidu selleks korraks. Nägite ise videotest, millised toidud olid. Ma väga palju ei söönud, ma põhiliselt piirdusin leivaga ja piparkookidega. Aga ja ma ütleks, et mulle eelnevad aastad võib-olla meeldis natuke rohkem, kui me kõik ikkagi ise tegime süüa, sest siis oli rohkem seda nagu sõprustunde, et nagu eestlased ja jaapanlased ikkagi koos teevad midagi, et minu arust see nagu väljendas ka rohkem seda jõulusoojust, jõulutunnet. Ja jah, aga on mis on, pidu oli selline ja vaatab, mis järgmisel aastal tuleb. Aga sellega ei ole veel jõulud läbi. Meil on plaanis ka endal kodus teha korralikku Eesti toitu. Ka siis me filmime ja jagame ka siin YouTube'is, et kuidas meil Jaapanis Eesti toitude valmistamisega läheb, mis meil siin üldse olemas on, mis meil ei ole olemas, millega me saame kui palju Eesti toitu teha. Ja loodame, et tulevad toredad jõulud ja järgmise korrani!